Om Kriya Babaji Namah. Om Kriya Babaji Namah. Kriya jooga on väga iidne teadus ja selle teaduse juurde käib näiteks mantra laulmine alguses, häälestamine ja muud sellised asjad. Tänane loeng on kaunis selline terminite rohke, aga ma katsun nad kõik nagu eesti keelestada niimoodi, et oleks võimalikult selge. Loengu nimi on Svadhaya, mis tähendab enese uurimist, unade jälgimist, siis on siin egoismist, ihast ja iha anatoomiast. Ehk Kriya joga on selline teadus, süsteemne teadus, mis võimaldab inimesel nagu areneda, nagu tulla välja nagu kõige tavalisemast elust, olust ja kasvada sellest siis nii-öelda kõrgemale. Ehk nendesse kõrgustesse, mille kohta tavaliselt öeldakse vaimne. Kuid samas tuleb aru saada lihtsast asjast, et jooga eesmärk on anda inimesele võimalus jõuda täiuslikkuseni. Ja kui me räägime täiuslikkusest, siis me ei räägi enamasti tavalisest eluolust, mis ei ole täiuslik. Me räägime sellest, kuidas me saame täiuslikkust ise teha ja selleni jõuda. Nii et selles valguses on Kriya jooga absoluutselt praktiline iidne teadus, mis õpetab inimesele, kuidas seda teha. Ja on täiesti võimatu läbida kogu see teekond teadmata, mida ma teen ja mille jaoks ma teen ja loomulikult millega ma kokku puutun, mis asjad need elus on, ehk tüüpiliselt puudub inimestel orienteerumine selles, mis nendega toimub ja mis nagu maailmas toimub, milline on meie koht selles maailmas ja kuidas me saaksime siis nagu aru sellest ja saaksime siis aktiivselt seda kõike muuta. Ja Kriya joogas on väga olulisel kohal Patanjali jooga suutrad, mis siis räägivad hästi lakooniliselt, hästi niimoodi lühidalt sellest teekonnast ja nendest tegevustest, mis sellel teekonnal ees seisavad. Ja nagu ma juba mainisin, siis selle tundma õppimine, mis sinuga toimub, on alati võtmekohal. See on nagu esmakohal ja seetõttu ka Patanjali kirjeldab enda selles iidses ja muutumatu sisuga teadmises, enda raamatus Patanjali jooga suutrad, sellist osa, mille nimi on siis Svadhaya ehk enese uurimine. Ehk iga inimese jaoks algab kõik temast endast. Ehk kõik see, mis toimub ühe konkreetse inimesega, see kõik peegeldub väljapoole. Ehk see, mida me oleme seest poolt, seda elu me tegelikult elame. Ja nüüd teistpidi Svadhaya ehk enese tundma õppimine, enda sisemaailmas toimuva uurimine on selles valguses hästi oluline, sest kui me ei tea, mis siin sees toimub, siis kuidas me saame oma elu muuta. Seda ei ole võimalik teha. Nii et joogateadus ei keskendu maailma muutmisele, sest maailma on väga keeruline muuta, ta keskendub enese muutmisele ja sellele teadusele, kuidas seda siis teha. Sest seda on võimalik teha. Patanjali jooga suutrates on siis mitu erinevat elementi ja Svadhaya ehk enese uurimine on Patanjali Kriya jooga teine element. Mida see enese uurimine siis hõlmab? Enese uurimine hõlmab nii meie tegeliku kõrgema mina
kui ka madalama egoga seotud mina tundma õppimist. Ehk see on hästi praktiline teekond, mille tulemusel sa saad endale kaardi ja saad endale kompassi, mille abil siis õppida orienteeruma selles, mis sa ise oled ja mida sa ei ole. Mida siis tähendab mina ehk kõrgema mina uurimine? Kõrgemat mina ei ole võimalik uurida lisainformatsioonita ja seetõttu on soovitus uurida pühasid tekste. Pühad tekstid, mida siin silmas peetakse, on sellised, mis räägivad sellest nii, nagu see on. Ehk need ei ole teoreetilised teadmised, vaid praktilised teadmised. Nii et pühad tekstid annavad kaardi ja ka juhised enda tegeliku ehk kõrgema mina leidmiseks või siis ka peegli, mis peegeldab kõrgemat mina siis teistes ilmingutes. Ja sellised pühad tekstid on kaunis tuntud ja need on siis jooga suutrad, need on siis Patanjali omad, siis Bhagavad Gita on üks selline autoriteet ja Babaji hääl, The Voice of Babaji on siis inglise keeles ja Upanishadid. Loomulikult on neid tekste veelgi, aga siin on lihtsalt välja toodud siis teatud selline usaldusväärne kogumik. Enese uurimine tähendab ka 36 tattva üle mediteerimist, eristades nägijat nähtavast. Ehk nägija all me peame silmas sisemist tunnistajat, mis on kõikidel inimestel vaieldamatult või kahtlusteta olemas, see on meie võime tähele panna, meie võime teadvustada. Selle punkti alla käib veel üks hästi lihtne meetod, mida nimetatakse Vichara Atman ja see on mina küsitluse meetod. Ja see küsimus on alati üks ja see sama, ehk kes ma olen. Selle küsimuse esitamine ei saa olla selline arutelu algus, kus me siis hakkame peale seda arutlema, kuidas selle minaga siis on, vaid see küsimus paneb meid eristama. Nagu eristama sellisel viisil, et ma saan aru, et kas ma olen see või ma ei ole see. Nii et sellest küsimusest, kes ma olen, on väga õigesti vaja aru saada. Enese kõrgema mina uurimine tähendab veel ka tegelemine sügava meditatsiooniga ehk samadhiga, mille kaudu ületatakse mõistuse, emotsioonide ja muude takistuste osa. Samadhi on siis selline seisund, kus inimene kogeb enda tegeliku mina. See on väga eriline seisund ja seda me õpime siis teiega siin Babaji kriyaga kolmanda pühenduse nagu lõpufaasides. Siis veel jooga nidra praktiseerimine on oluline. Jooga nidra on selline joogalik tehnika, mille käigus on võimalik mitte ainult lõdvestada enda füüsilist keha ja teisi kehasid ja anda neile puhkust, vaid on võimalik uurida ka teadvuse 4 seisundit ja siseneda 4. seisundisse. Need on siis sellised seisundid, mida nimetatakse siis ärkveloleku teadvus, siis unenägudega teadvus, unenägudeta teadvus ja siis neid ületav turja seisund. Nii et see teema on kaunis selline komplitseeritud ja selline peen ja ilma õigete juhisteta ei saagi tegelikult üldse aru, mida siin siis uuritakse. Nii et siin peavad olema teatud juhendid. Ja viimane viis, kuidas enda kõrgemat mina uurida või selleni jõuda, on vaikuse kasvatamine. See vaikus, mida siin silmas peetakse, on sisemine vaikus. See ei tähenda, et me ei lobise, vaid see tähendab seda, et me oleme sisemiselt vaiksed. Sisemine vaikus on tegeliku mina loomulik seisund.
ja selle vaikuse kaudu on võimalik see ära tunda. Seetõttu on vaikus paljudes praktikates üle maailma, kus inimesed tegelevad nii-öelda vaimsete asjadega olulisel kohal. Ja teine osa meie madalama ehk egoga seotud mina uurimine tähendab siis järgmist 6 asja. Esiteks oma käitumise ja mõistuse psühhodünaamika jälgimist. Seda tehakse selleks, et aru saada, mis siin üleüldse toimub. Enamusel inimestest pole üldse mitte mingisugust taimu, et mõtted on nendest eraldi, et emotsioonid on nendest eraldi ja neid väga juuritagi, sest ennast peetakse nendeks nähtusteks ja selles seisneb tegelikult kogu inimese traagika. Ja kui me jälgime psühhodünaamikat, siis me kasutame väga sagedasti kriia joogas sellist tehnikat või sellist tegevust, mida me nimetame Shuddhi-dhyana kriia. Ehk see on siis selline spetsiifiline tegevus, mis eeldab arusaamist, millega ma olen samastunud või samastumas ja kuidas sellest samastumisest siis vabaneda. Samastumisest vabanetakse siis selleks, et kinnistuda sellesse tegelikkusesse, mille puhul tegelik mina eraldatakse või eraldub mingisugustest nähtustest, mis me tegelikult ka praktiliselt ei ole. Tüüpiliselt me kirjutame enda dhyānad, ehk siis sellised spetsiifilised kriia jooga tehnikad ülesse. Ja neid lugedes, nagu taas üle vaadates, on võimalik aru saada väga paljudest mustritest, millest meil muidu nagu aimu üldse ei olegi. Ehk me saame aru teatud kordustest, mis meie elus taas ja taas nagu esile kerkivad ja sellisel viisi tekib siis ülevaade. Teine oluline punkt räägib sellest, et emotsioonide kirjeldamine, kategoriseerimine ning seejärel 3 küsimuse küsimine, see on siis selline tehnika, mida õpetatakse teisel pühendusel, selle kasutamine. Emotsioonide kirjeldamine annab võimaluse meile aru saada, millega on tegu, milline on selle emotsiooni kvaliteet ja ära tunda üleüldse, et nad meil on olemas ja mida nad siis meie eluga teevad. Kategoriseerimine on juba selline nagu teaduslikum lähenemine meie sisemaailmas toimuvatele emotsionaalsetele protsessidele, mis eeldab alati uurimist, loomulikult eristamist ja arusaamist ja vaatlust. Ja see on see põhjus, miks võib öelda, et see on ka teatud mõttes teaduslik lähenemine. Ehk vaatlus on igasuguse teaduse alus, koos siis loogiliste järeldustega. 3. punkt räägib jälgimisest. Ehk kuidas 9 takistust, mis siis takistavad pidevat teadvul olekut, ära tunda ja mida nendega siis nagu edasi teha. Need on siis Jooga suutra esimese osa 30. värsis kirjas. Kuid sisuliselt nendeks takistusteks on haigus, nürimeelsus, kahtlus, hooletus, laiskus, teatud mõttes meelelisus ehk siis sensuaalsus, väärtajumine, püsitus ja ebastabiilsus. Neid loetetuid takistusi peetakse siis peamiseks probleemiks, mille tõttu inimene ei püsi pidevalt teadvel. Ehk teadvel olek on vajalik selleks, et olla rohkem realist ja osata teadvustada toimuvat sellisel viisil, et saada sellest aru, mis tegelikult toimub.
sest väga paljud inimesed ei saa maamuna peal üldse aru, mis tegelikult toimub. Nad on nagu kaasa kistud erinevatesse protsessidesse, nagu mingi ront, mis ujub jõe vooga kaasa ja ei ta saa sealt jõe voolust välja, ehk jõe vool viib teda sinnapoole ja teisele poole ja siis inimestele tundub, et see ongi nagu normaalne elu. Kuid see, millest räägitakse joogas, on pigem see, et sa ei ole mitte ront vees, vaid sa oled pigem kalda peal ja vaatad ujuvaid ronte. Pigem siis selline vaade. Järgmine punkt on natukene selline võib-olla ebaharilik, kuid see soovitab harjutada üles tunnistamist Jumalale või Guurule ja loomulikult iseendale, viidates päeva lõpul siis sellele, mille tegemist või siis neid ütlemisi sa nagu kahetsed, teha seda täiesti ausalt, teha teeskluseta, ilma varjamiseta. Ja seda tehakse selleks, et see puhastaks nii-öelda sinu südant, nagu öeldakse, ehk see aitab sul jääda ausaks. Sest väga sagedasti just nimelt sellised ebaausad või siis haiget tegevad mingisugused nähtused nagu surutakse alla ja sinna nad jäävadki, nad kogunevad. Ja joogas vaadatakse seda kui teatud sellist saastamise protsessi, mis siis kuhjub ja millel on loomulikult oma tagajärjed iga inimese elule ja läbi selle inimese ka teiste inimeste eludele. Nii et see on selline lihtne meetod ehk üles tunnistamine. Järgmine punkt räägib eristamise ehk viveka arendamisest. Eristamine kuulub teadvuse juurde ja ilma eristamiseta on väga keeruline üldse millestki aru saada. Eristamine võib olla automaatne, võib olla ka teadlik. Näiteks, ma toon sellise lihtsa näite, ehk väga sagedasti inimesed üldistavad ja ütlevad siis ka siis enda kohta või kellegi teise kohta, et see on selline või ma olen selline. Kasutades selleks sõnu, et kogu aeg. Mul on kogu aeg mingisugune viga või nad on kogu aeg sellised. See tähendab, et sellisel inimesel puudub eristamise võime, ehk ta ei kasuta seda, kuigi tal on see olemas. Puudub ei ole õigesti päris öeldud, sest see on kõigil olemas, kui ta ei rakenda seda õigesti. Samas, kui natukene täpsemalt vaadata ja eristada, siis me avastame, et ei ole olemas sellist asja, mille kohta saab öelda kogu aeg. Mul on kogu aeg halb olla, et ta on kogu aeg minu vastu näiteks rahul olematu. Et me võime avastada, et need protsessid on tegelikult tsüklilised ja see on tõde. Samas osad inimesed ütlevad, neil läheb elus kogu aeg halvasti. Või osad ütlevad, neil läheb kogu aeg hästi. Osad ütlevad, et neil on kogu aeg armastus. Osad ütlevad, et neil on kogu aeg sellest puudu. Nii et kui eristamist spetsiaalselt ei arendata ja võtta käsile, siis tekivad üldistused. Ja üldistused on väga ohtlikud, nimelt seetõttu, et nad jätavad inimesele mulje sellest, et mitte midagi ei muutu. Et kõik on kogu aeg üks ja see sama. Ma usun, teil on tuttavad need protsessid. Ja sügavam eristamine leiab siis aset sellisel tasandil, kus tegelik mina saab aru, et ta ei ole mõte näiteks, ei ole ettekujutlus, ei ole meenutus, ei ole emotsioon, ei ole mingi tundmus, ei ole mingi aisting, ei ole see lõhn, ei ole see maitse ja nii edasi ja nii edasi. Patanjali Yoga suutras, suutrate teises osas, 44. salmis, räägib ta sellest, et läbi enese uurimise jõutakse osaduseni Jumala valitud aspekti või väljendusega. Osadus tähendab siin sõna otseses mõttes kogemust.
kogemust millegiga, mis on väga-väga püsiv. Ehk kui räägitakse osadusest mingisuguse Jumala aspekti või väljendusega, siis tänu sellele, et Jumal on kaunis selline muutumatu, jutumärkides figuur. Ta ei ole muidugi figuur, see kõik teavad, eks ole, ta on kõikjal olev, kuid siiski saavutab inimene teatud stabiilsuse elus ja tal on millelegi toetuda. Kui tal ei ole sellist püsivat tuge, kas või näiteks teadvel olek, siis tegelikult ta kõigub kogu aeg nagu seinast seina ja tal on kogu aeg mingite muutuvate kas siis tundmuste või mõtete või teiste protsesside valduses ja tal ei ole kindlust elus. Aga kindlust on elus ju kõigil tarvis, eks ole. Saades teadlikuks sellest, mis sa ei ole, hakkad üha enam mõistma seda, mis sa tegelikult oled. Pühade tekstide uurimine võib samuti sulle seda meenutada, kes sa tegelikult oled. Algul on lihtsam väljendada oma armastust Jumala vastu mingisuguses vormis kui vormitus. Seetõttu on populaarsed ka lugematud Jumala pildid ja kujud ja mantrad ja jantrad ja nii-öelda kõik see, mida me seostame siis Jumalaga. See vorm, mille poole siin kõige enam tõmbab, seda nimetatakse sinu Ishtadeva ehk valitud Jumalus. Näiteks sa tunned, et kogu universumi ema, mida Indias nimetatakse Durga, on sulle kuidagi lähedane, on sulle kuidagi positiivne. Ja siis ta muutub sinu nii-öelda Ishtadevataks ehk muutub sinu nii-öelda nagu mingis mõttes ideaaliks, sinu õpetajaks ja siis see on sul olemas. Ja samuti on ka loomulikult, võib selle ka Babaji ja see võib olla ka siis ükskõik missugune teine nähtus, ka näiteks raha võib olla selline. On ju? Osad inimesed on näiteks terviseusku, osad inimesed on lõbuusku. Inimestel on palju selliseid, võiks isegi selles kontekstis öelda, et nagu jumalusi, mida nad jumaldavad. Ehk mida nad tahavad nagu pidevalt nagu kasutada, pidevalt nagu seda juurde saada. Nii et siia hulka võib liigitada ka erinevad emotsionaalsed ihad. Nii et kui selliselt vaadata, siis igal inimesel on mitu jumalat, mida ta tahab vabameelselt teenida. See võib olla ka näiteks lihtne mõtlemine, sest osad inimesed tahavad mõelda, neile meeldib mõelda ja siis selles kontekstis on siis nende jumalaks siis mõtlemine. Ka söögijumal on olemas, eks ole? On jah? No ikka on olemas. Ja kui nüüd rääkida sidadest, siis mis muudab sidade eriliseks? Ehk kes on siis sidad? Sidad on siis sellised inimesed, kes on teel Jumala poole ja teadlikult ja praktiseerivad, kasutavad siis kriya-yoga süsteemi ja on siis saavutanud väga märkimisväärseid muudatusi enda elus ja enda võimekuses ning saavutanud siis mingisugused sellised ebatavalised võimed, mida nimetatakse siis sidideks. Nii et sidad ehk sidide omajad muudab eriliseks aga see, et nende kirjutistes puudub igasugune jumaluste kummardamine või isegi ülistamine. Sidad avastasid iseenda sees ülima olendi ehk Ishvara kohalolu. Nii et see tähendab seda, et kui nad avastasid selle, siis tekkis kohe küsimusega, milleks siis veel midagi või kedagi kummardada, kui Jumal elab sinu sees. Nii et selline järeldus. Samas seni kuni seda ei ole leitud, seni tuleb kummardada ja midagi muud, eks ole, sest ilma kummardamata nii-öelda ei oska keegi olla, eks ole. Ehk ilma teenimisest ei oska keegi olla.
ei oska olla mõtlemata, ei oska olla emotsioonideta, ei oska olla tegevuseta ja nii edasi, eks ole. Kui sa lähed eneseuuringutega sügavuti, hakkad avastama omadusi iseenda seest, mis pole vaid sinu lemmiku ülima olendi käsitluse omadused, vaid on ka sinu sisemise mina omadused. Kõigil on samad põhielemendid ning seetõttu toimuvad ka kõik muudatused nende ühiste elementide sees ja need on kõik omavahel seotud. Selles salmis kirjeldatud osadus tekib ühtsuse teadvustamisest. Ja see on siis see salm, mis ma olen teile uuesti ette. Läbi enese uurimise jõutakse osaduseni Jumala valitud aspekti või väljendusega. Südame puhastamise juures on kõige olulisem täielik ausus ja siirus Jumala kuuru mina suhtes. Suhtle tollega ilma teeskluseta, avameelselt, ilma valede ja segajateta ning üles tunnistamine aitab eemaldada ka takistavad elemendid, lüüa õhu puhtaks ning avada uks intiimsemale suhtele Jumala kuuru minuga. Ehk see viitab sellele, et kui inimene on jõudnud sisemiselt puhastuda, aga see tähendab vabaneda erinevatest sisemistest protsessidest, siis sealt vahelt, sealt alt hakkab paistma midagi väga erilist, mida nimetatakse siis jumalaks või kuuruks või tegelikuks minaks. Et seda ei ole kahjuks võimalik leida tüüpiliselt sellisel viisil, kui sulle, kuidas sulle öelda, et kui võrrelda Jumalat nüüd kallis kiviga, mis on siis suure prügihunniku all või prügimäe all, seal kõige põhjas, eks ole, siis ei ole võimalik teda leida seni, kuni seda prügi sealt laiali ei kanna, ehk ei tee platsi puhtaks, siis sa alles leiata. See muidugi ei tähenda seda, et teda pole olemas. Ta on kogu aeg olemas, aga tõesti ei paista välja. Ja nüüd vaatleja mõista guunade ehk looduse algjõudude mängu eesmärki. Ja see on veel üks enese uurimise vorm. Võimekad joogid näevad maailma looduse jõudude ehk erinevate looduslaadide või omaduste mänguna, mida tuntakse guunadena. Klassikaline jooga põhineb samkjal, milles on ära tuntud, kuidas 3 guunat meid mõjutavad. Ja siin on siis hästi lühidalt või niimoodi, nagu ei ole väga laialt nendest räägitud, kuid üks guunadest on siis tamas ja kuidas siis meie seda isiklikult kogeme. Me tunneme seda loiduse, kahtlemise, väsimuse, ükskõiksuse või siis näiteks tegevuse vältimisena. Ja kui meies näiteks on aktiivne rajas guuna, siis me tunnetame seda vajadusena tegutseda, liikuda ja midagi teha. Ja kui meis on aktiivne sattva guuna, siis me tunneme seda rahulikkusena, tasakaaluna, harmooniana, mõistmise või teatud mõttes jõuna, mis näiteks ülendab ja inspireerib. Siin me võime teha väikese juhendatud meditatsiooni, selleks, et sa saaksid märgata, mis praegu sinus on aktiivne. Palun sulge nüüd oma silmad. Võta kasutusele enesevaatlus, katsu olla võimalikult liikumatu kehaga. Mina siis loen ette ja sina siis kontrolli, kuidas sul sellega on. Märka jõudu, mis paneb sind tundma vajadust oma keha liigutada.
või tunda rahutust. Või olla häiritud oma füüsilises kehas. Olla erutatud või ärevuses oma emotsioonides. Ning olla oma mõtetes hajevil ja rahutu. Selliselt mõjub sulle rajase jõud. Märka jõudu, mis teeb su olemise raskeks, väsinuks füüsiliselt ning kurvaks või isegi masendunuks emotsionaalselt, kõhklevaks või negatiivseks, segaduses olevaks mentaalselt. See on tammase jõud. Märka jõudu, mis ilmneb sinu sees valgusena, rahulikkusena, tasakaaluna või helendusena, mis läbistab kõike seespool. See on sattva jõud. See, mida sa praegu siin juhendatud tegid, ongi eneseuurimine. Üks nendest viisidest. Te nüüd palun silmad lahti ja läheme teemaga edasi. Kõiki kriyayoga praktikaid saab kasutada selleks, et vähendada tamase ja rajase mõju ning suurendada sattva mõju. Need on nende esmased eesmärgid. Sattva tähendab küll rahulikkuse esimest etappi, kuid selle saavutamine pole siiski täielikult ja täiuslikult koos sididega võimalik ilma tõsise sadhanata ehk praktikata, mis peab toimuma pikema aja kestel ja astmeliselt. Astmeline tähendab seda, et kõik praktikad lähevad järjest keerulisemaks, alustatakse lihtsamatest. Seda seetõttu, et isegi sattvaliku rahu võivad mõjutada eriti stressirikkad olud või sündmused. Seetõttu õpetavad jooga suutrad, et suutrad ja tantra meid 3 kuunat ületama. Ja Patanjali ütleb selle kohta nii. Siis lõpetavad looduse algjõud ja kuunad oma muutuste ahela, kuna nad on oma eesmärgi täitnud. Seega, ülim absoluutse vabaduse seisund ilmneb, kui looduse algjõud naasevad loodusesse pärast seda, kui neil pole enam eesmärki mina teenida. Või teise nurga alt puhta teadvuse jõud jääb kindlalt püsima oma puhtasse loomusesse. Siin on siis tõlge Patanjali jooga suutra 4. osast, suutrat 4. osast 34. viimasest salmist. Minu meelest on see natuke modifitseeritud, et see on pisut teistsugune, et siis nägija jääb enda tegeliku vormi, vist oli siin selle koha peal. Aga see point on sama. Ja nüüd, seepärast on kuunade eesmärk meid harida, pakkuda sellist ümbrust ja tingimusi, kus individuaalne teadvus või hing, see, mis sa tegelikult oled, liigub oma teadmatusest ja egoga seotud eksistentsist edasi, et realiseerida oma transcendentaalne ühtsus ülima olemasoluga ehk oma tegeliku olemusega. Ja Patanjali siis ütleb veel kord siin,
siis lõpetavad looduse algjõud ehk guunad oma muutuste ahela, kuna nad on oma eesmärgi täitnud. Olles läbinud ärkveloleku, unenägude nägemise ja sügava unenägudeta uneseisundid, jõuab joogameister Turiasse. Turja on selline eriline seisund. See on 4. teaduse seisund, kus guunade jõud teda enam ei häiri ega valitse. Nüüd nad hajuvad ära taustal, mina realisatsiooni valguses. Uurides meie keha ja mõistuse reaktsioone rajase poolt tekitatud stressile ja tamase poolt tekitatud raskusele, võime me neist lahti lasta. Jooga praktiseerimine täiendab seda eneseuurimist. Ja siiski ainult sattva ehk tavamõttes meelerahu seisundisse kinnistununa saab hoida mina realisatsiooni seisundit. No, see on natukene vastuoluline väide, aga eks igalühel on oma mõõt, eks ole. Patanjali ütleb meile, et mina realisatsioon toob ülima tulemusena vabaduse üleüldse igasugustest guunadest. Ja see on siis Jooga suutra esimeses osas 16. salmis. Nagu juba eelpool mainitud, on sattvalik rahu niivõrd haavatav elu keerdkäikude poolt ka edenenud joogi jaoks, rääkimata igapäevasest väsimusest, tuhmusest, erutusest ja hirmust nende kõigis erinevates vormides, tamase, rajas ja tiibadel. Seetõttu peab täieliku meelerahu ehk siddhi saavutamine käima mitmes etapis. Ja need on siis soovitatav teada. Esimene etapp on siis, esimene punkt on siis selline. Pea meeles jääda rahulikuks isegi siis, kui on tegu häirivate sündmuste ja olukordadega. Luba kontsentreeritud sisemise jõutundel hoida sind alati stabiilsena. See ei ole kaudki nii lihtne, nagu see soovitus siin ütleb. Seda proovivad kõik inimesed maailmas teha, eks ole. Aga siin on veel sügavamad aspektid, mis vajaksid veel väga pikalt võib-olla lahti seletamist. Teine punkt ütleb nii. Vaata neid, kes on vabad moonutustest, mida tekitavad isiklikud tunded. Püüa mõista, mis on nende taga, miks nad tekivad, mida on võimalik neist õppida, mis sinu sees neile reageerib ja kuidas võid edeneda vallates oma reaktsiooni nende suhtes. Tundub ka nagu lihtne soovitus, aga kui hakkad tegema, siis läheb nagu väga keeruliseks, eks ole. Kuid põhimõtteliselt on see võimalik ja te ilmselt teate, et teadlikumuse kunstikursused tegelevad selle teemaga kaunis spetsiifiliselt täpselt ja õpetavad, kuidas lihtsalt vabaneda kõikidest sellistest asjadest. Kolmas punkt ütleb niimoodi, et ära räägi või tegutse vitaalsete liikumiste ajal, vaid üksnes sisemise tasakaalu ja rahu ajal, teadlikult arvestades võrdselt kõigi ja iga sündmusega ilma eelarvamusteta. Sest neil kõigil on jumalik eesmärk, sinu hinge ülendamine ja puhastamine ja inimloomuse täiustamine, siddhi. See on jällegi hea soovitus, aga jälle on keeruline täita, eks ole. Ehk ütleb siis, et ära räägi või tegutse, kui sul on emotsioonid. Aga see tähendab, et kogu inimkond ei tohiks või saaks üldse siis liikuda, eks ole, ega toimetada. Sest enamus emotsioone ju on igapäevase elu motivaatorid, kas pole. Ja kuidas siis seda sisemist tasakaalu ja rahu säilitada sellises olukorras, see ei ole lihtne, eks ole. Kuid põhimõtteliselt on see võimalik. Aga vaatame korraks egoismi tagajärgi ja ilminguid. Ja see on juba võib-olla natukene lihtsam. Egoismi kõige olulisem tagajärg on kannatus. Ja siin on punkt. Kannatus sõltub sellest, kuidas sa reageerid sellele, mis juhtub. Kannatust tuleb seetõttu vaadelda valust eraldi. Näiteks valu tekib siis, kui komistad, kukud ja saad haiget.
kuid kannatus hõlmab selliseid emotsioone nagu viha, häbi ning neile järgnev kahetsus. Tänu egoismile samastad ennast nende emotsioonidega, vannud ning kaotad meelerahu ja huumorisoone. Kannatus viib sind tasakaalust välja. Ego võib samuti tasakaalust välja viia. See, kes sa tõeliselt oled, ei saa aga tasakaalust välja minna. See, kes sa tõeliselt oled, on alati meelerahuga. Seetõttu on oluline olla ärgas ning märgata ego ilminguid enne, kui see tasakaalu kaotab ning sind negatiivsetesse emotsioonidesse kaasa tõmbab. Ehk jutt on siis teadlikuna olemisest. Ehk ole teadlik, erista, pane tähele ja tee õigeid asju. Kaasa tõmbavateks emotsioonideks on siis punkt 1. Iha, mida nimetatakse kaama. Mis see siis on? Ettekujutamine või fantaseerimine, et saame naudingu mingist asjast või olukorrast või vastumeelsuse tundmine millegi suhtes, mida me usume meile valu või ebamugavust tekitavat. See on huvitavalt öeldud, sest enamasti peetakse ihadeks nii-öelda neid häid asju. Näiteks tahan süüa ja pidevalt on mingi seksuaalne probleem, tahan enda uuemat autot, suuremat autot, tahan uusi riideid osta näiteks. Need on kõik sellised, mida tavaliselt ihaks nimetatakse, kuid siin on öeldud veel või vastumeelsuse tundmine millegi suhtes, mida me usume meile valu või ebamugavust tekitavat. Eks see on igasugune kriitika, igasugune rahulolematus, need on ka ihad. Need on mööduvad, kuid takistavad meid nautimast käesolevat hetke. Mööduvad selles mõttes, et ta on mõnda aega, siis ta asendub mingi muu asjaga, eks ole, ja nii see käib, eks ole. Iha on lõks, sest iga iha veenab meid selles, et meil oleks parem olla. Kuidas teile tundub? Muidugi ükski iha ei räägi sinuga selles mõttes, nagu alati nagu suuliselt, eks ole, aga see paistab välja küll niimoodi. Näiteks kui sa tahad õhtul hilja külmkapist võtta, ma ei tea, moosi ja seda paksult peale panna saiale, või mett või midagi head, hästi head süüa, eks ole, öösel, kui seedimine ei ole, siis tunneb, et siis te igaüks teate, et see veenab justkui, et siis on sul parem olla, eks ole. Sest kui sa seda ei võta, siis tegelikult on väga halb olla. Ja kui on väga halb olla, siis see on ka iha. Aga samas ühest ihast teise liikumiseks on vaja siis nagu midagi teha, põgenedes negatiivsest ja liikuda positiivse poole. Või siis näiteks osad inimesed on teatud inimestega pidevalt nagu rahul olematud ja seda ei peeta üldse ihaks, aga see on iha. Rahul olematu võib ka krooniliselt olla iseendaga ja ka see on iha. Nii et veel kord siis, iha on lõks, sest iga iha veenab meid selles, et meil oleks parem olla. Ka iga võitlus ja kriitika, kellegi maha tegemine, tagant tõukamine, kiusamine on jäänud selleks, et meil parem oleks olla, kas pole? On nii? Kui te tahate kellestki lahti saada, siis miks? Et sul parem oleks olla, eks ole? Nii et ikkagi. Kui me vaid selle iha rahuldatud saaksime, see on selle lause lõpetus lihtsalt, see põletab, kuni saab rahuldatud ja siis toimub ajutine iha vaibumine, kuni kerkib esile järgmine iha. Ja see juhtub tavaliselt üsna kohe. Ihad on lõputud. Järgmisel korral, kui midagi ihaldad, küsi endalt, kes seda ihaldab. Pöördud nii kohe päris enda poole ja näed asju siis nagu sellest tegelikust tahust, nagu tunnistaja perspektiivist. Siis saab kohe asi selgeks. Tegelikult
pole olemas kedagi, kes ihaldab. Kas see oli arusaadav? See on natukene selline võib-olla arusaamatu koht, kus siis näiteks võiks mõelda, et aga mul on ju, ma tahan ju moosisaia saada näiteks, eks ole, ma tahan seda asja endale osta, et no on ju täiega olemas, eks ole. Aga kui sa küsid küsimuse, kes seda ihaldab ja avastad, et sina oled see, kes tunnistab enda iha ja siis tekib selline probleem, kus sa saad aru, et see iha ei ole mitte ainult sina, vaid seal ei ole ka kedagi teist. Ei ole kedagi teist isikut, kes ihaldaks. Nii et tegelikult pole olemas kedagi, kes ihaldab sellise vaate puhul. Aga ihad tulevad ja lähevad jälle. Kui sa rahuldad järjekordset iha, jälgi ennast seda nautimas. Siin ei ole öeldud seda, et ära lükka eemale, ära tõrju, ära suru alla, vaid jälgi, lihtsalt olla teadel, vaata, mis juhtub. Arenda kiindumata armastava vaatleja vaadet. Sest kummaline on see, kuid see, kes armastab, see ei ihalda midagi. See võib olla küll arusaamatu koht, sest enamasti need, kes armastavad, need ainult ihaldavadki. Kuid siin on silmas peetud teistsugust armastust. Mitte ihalikku, vaid lihtsalt heatahtlikku suhtumist nähtustesse. Järgmine kole asi on viha ehk krodha. Siin peetakse silmas kõiki neid tugevaid tundeid, mida tuntakse millegi või kellegi ja ka iseenda suhtes, kui ihad on nurjunud. Kas see on aru saada, kui ihad on nurjunud? Viha iseenesest on harjumust tekitav. Ehk viha tundmine võib muutuda harjumuseks. See tuleb kas hüljata või siis ümber suunata. Viha mõjutab alati kõige negatiivsemalt seda, kellel see on. Targad ei hoia vihast kinni. Viha võib alati ümber suunata positiivseks tegevuseks, et aidata viga parandada. See, kes armastab, ei saa vihast kinni hoida. Viha on väga aktiivne energia ja ta ei pea väljenduma negatiivsusena. Ta võib väljendada ka mingi positiivse tegevusena. Kolmas on ahnus, lobha. See tähendab iseendale rohkema tahtmist selle asemel, et tahta parimat teiste jaoks. Kas see oli mõistetav? See tähendab, ma loen veel üks kord ette. Ahnus tähendab iseendale rohkema tahtmist selle asemel, et tahta parimat teiste jaoks. Ahnus on enesekesksuse praktika kõige suhtes. Tahtes saada lõviosa kõigest, olgu selleks siis rahaline jõukus, toit, sensuaalne rahuldus, emotsionaalne rahuldus või isegi spirituaalne rahuldus. See, kes armastab tõeliselt, see ei ole ahne. Järgmine oluline nähtus on uhkus ehk mada ilmselt on see. See on tugevalt liialdatud arvamus iseendast. Ehk veel kord, uhkus on tugevalt liialdatud arvamus iseendast, mille tulemuseks on tihti teiste põlgamine ja halvasti kohtlemine. Ennast tuntakse teistest üleolevana. See võib ilmneda, kui ennast samastatakse kas isiklike saavutuste või religiooni, spordivõistkonna, rassi või rahvuse saavutustega. Või millal iganes tekib mõte mina või meie versus nemad. Meie olime nendest paremad, mina sain kiiremini hakkama ja nii edasi. Uhkus varjutab meie tegeliku mina ära tundmise
ning takistab nägemast aluseks olevat kõiki siduvat ühtsust. Uhkus aheldab armastuse. Eks ei saa enam olla vaba. Järgmine oluline punkt. Sõge armumine võib ette kujutlus ehk moha. On iha tipnemine, mille juures kaob hindamise võime ja enesekontroll. Ehk veel kord, sõge armumine võib ette kujutlus, on iha tipnemine, mille juures kaob hindamise võime ja enesekontroll. Eks iha kasvanud siis nii suureks juba, eks ole. Et võtab mõistuse peast ära, nagu öeldakse. Järgmine on kadedus, pahatahtlikkus ja armukadedus ehk matsja. See on kibedus, mis tekib, kui nähakse teisi õnnelikuna ja kui teistel on olemas miski, mida sul endal ei ole. See ka tumestab tegeliku sisemise rõõmu allika. Kibestumine piirab armastust nii, et seda pole võimalik kogeda, isegi mitte iseenda suhtes. Kas te olete kibestunud kunagi? Olnud, jah? Ikka olete. Ja nüüd kõik kokku siis, kui neil lubatakse pidevalt ilmneda neil eelpool nimetatud nähtustel, siis kujunevad harjumused. Ehk kasutamine tekitab harjumusi ja harjumused kannavad siis sellist nimed nagu samskaraad ilmselt, mis kogu summas määravad ära kogu meie karma ehk kogu meie elu ja tegevused. Jogasuutrate teises osas 33. salmis annab Patanjali ravimi egoismi ilmingute vastu ja ütleb nii. Negatiivsete mõtete kütkes olles tuleks arendada nende vastandeid ehk positiivseid. See on pratipaksha bhavanam. Te ilmselt oskate vabastada juba kontseptsioone, eks ole, mis on vaatete isegi tõhusam meetod. Näiteks selle asemel, et tunda kellegi suhtes kibestumist või viha, arenda vastupidist, näiteks andestamist. Kui tunned hirmu, arenda julgust ja enesekindlust. Selge märk progressist on nende vaenulike emotsioonide asendamine entusiasmi, isetuse, rahulolu, alandlikkuse, rahu ja kaastundega. Targad näevad neid egoilminguid kui võimalusi enese puhastamiseks. Lasta lahti sellest, mis sa ei ole. Selleks, et nautida sisemise heaolu ja armastuse allikat. Mis on siis tegelikult eneseotsingute üks olulisemaid eesmärke. Ja nüüd järgne osa, vitaalse keha vaatlemine ja puhastamine. Vitaalne keha on inimese energeetiline väli, mis koosneb ihadest, aistingutest, tunnetest, kirgedest, tegutsemise energiatest, tahtejõust, omandi ja teistest instinktidest, vihast, hirmust, ahnusest, mõnust, kurbusest, rõõmust, vihkamisest, vastumeelsusest, uhkusest, väikestest meeldimistest ja mittemeeldimistest, eelistustest ja nii edasi. See kattub peenekoelisema mentaalse kehaga, milleks on nõnda öeldud siis meelemõistus ehk lihtsalt mõistus. See on see osa, mis tegeleb tunnetusega, tajumisega läbi tunnetusvahendite, mõtteliste reaktsioonidega asjadele, mentaalse jõu koondamisega idee teostamiseks, ideede väljendamisega rääkimise kaudu ja mälu. No, kõik need eelpool olevad asjad tegelikult tulevad ikkagi mälust. See on see veel lühem versioon. Mentaalne, vitaalne on teaduse pinnal omavahel segunenud, kuid nad ise on eraldi olevad jõud. Pigem oleks õige öelda, nad on põimunud. Iha on vitaalse keha baasilming.
Vitaalne keha, mis on peenekoelisem kui füüsiline keha, kuid jämedakoelisem kui mentaalne keha, elustab meid oma energiaga. See läbistab ja mõjutab pidevalt, isegi rikub meie olemuse teiste osade toimimist. Vitaalsus on see osa meie keerukast inimloomusest, mis sisaldab endas kogu tegevuseks vajalikku efektiivset jõudu. Kõik meie dünaamilised tungid, pulbitsev entusiasm ja kiire intensiivsus asetsevad siin. Siin on mõned tüüpilised kogemused, mis kuuluvad meie vitaalse keha juurde. Esiteks, kuulad, kuidas abikaasa kaebab millegi üle, mille sa tegemata unustasid ja sekundi murdusa pärast reageerib su vitaalne keha, tundes süütunnet ja asudes kaitsepositsioonile. Kas see on tuttav? Või näiteks, oled lennujaamas ja kuuled teadaannet selle kohta, et lend tühistati ning hetk hiljem tunneb sinu vitaalne keha ärevust. Aga võib-olla viha, aga võib-olla nördimust. Kolmas näide. Füüsilised näljasööstud ja nõrkus tekitavad vitaalses kehas kannatamatuse ja närvilisuse tunnet. Kas olete olnud toiduotsingutel? Ehk süüa ei saa. Millised emotsioonid tekivad? Või näiteks veel üks näide. Meenutades lähedase surma, tunned sa kurbust ning kompensatsiooniks otsid midagi süüa. Aga võib-olla juua. Selline näide. Vaadates televisioonist uudiseid, kuuled kellegi sütitavaid kommentaare sinu lemmikpoliitiku kohta ja vitaalne keha saadab välja frustratsioonitundeid. No näiteks. Või vaatad oma seebikat, eks ole, ja siis vaatad, mis seal juhtub ja sa oled rahul sellega, mis seal siis juhtus. Või näiteks oled vaadanud kella ning kuulnud mõistust ütlemas, olen hiljaks jäämas. Vitaalses kehas tuleb otsekohe esile kannatamatuse impulss, mis sunnib sind kiiremini edasi liikuma. Või siis näiteks oled seltskondlikul üritusel teistega juttu ajades erutatud ja rõõmus. Sinu vitaalne keha jagab ja vahetab palju taolisi tundeid nendega, kellega sa juttu ajad. Selle vahetuse tulemusel räägid sa veel rohkem, jood rohkem ning peatad vähemalt ajutiselt selle masendunud tuju, milles oled olnud juba päevi. Toitud teiste vitaalsetest tunnetest. On jutunud? See pole ka ükskõik missugune tegevus. Ja. Läheks kinno. Läheks jalutaks. Ja, peale mingit jama. Või siis veel näiteks üks näide. Sinu toakaaslasel on igav ja kurb. Võib-olla elukaaslasel, võib-olla lapsel, võib-olla lapselapsel. Ka sina tunned meeleolu langust. Sellest tulenevalt vaatad mitu tundi järjest telekat, mis omakorda päästab valla mitmed vitaalse keha impulsid, kui tunned empaatiat nende emotsioonide vastu, mida näitlejad telekas dramaatiliselt väljendavad, kergendades sellega sinu igavlemist. Ja nüüd on üks osa veel, nimelt töötamine iseendaga. Kui elu ei paku seda, mida sooviti, või kui elu vajutab sinu nuppudele, soovib tavainimene muuta asju välises maailmas. Kuid targad ei reageeri, kui elu neile väljakutseid esitab, vaid lasevad oma reaktsioonidest lahti ehk vabanevad nendest, säilitades tunnistaja vaatenurga. Tavainimene kiigub pendlil kiindumuse ja vastumeelsuse vahel, otsides naudingut ja vältides valu. Kuid neis mõlemas on tegelikult peidus kannatused. Kannatus järgneb isegi sellele, kui inimene saab, mida tahab, sest kardab seda kaotada. Kuid targad leiavad kesktee ning arendavad meelerahu.
meelerahu on rahulolu ja võrdne suhtumine selle suhtes, mis tuleb või mis ei tule. See on tõelise vaimsuse lakmustest. Kui suurel targal Ramana Maharshil paluti kirjeldada oma valgustatuse seisundit, oli tema vastuseks: nüüd ei suuda mitte miski mind enam häirida. Meie hinge vaatenurgast vaadatuna, kui millegi hinnaks on meelerahu, siis on see hind liiga kõrge. Kuid kuna mõistus on sõltuvuses naudingu otsimisest ja valu vältimisest, siis leiab ta harva selle tasakaalu seisundi. Targad arendavad seda tasakaalu oma mõtetes, sõnades ja tegudes. Kõik tarkade eludes muutub võimaluseks arendada meelerahu ja armastust. See ei tähenda, et valu, ebamugavused või halva karma tagajärjed ei tungi enam ellu, vaid see tähendab, et neile ei pea reageerima, vaid tuleb vastata teadlikult, arendades kohalolu, teadlikkust ja armastust. Nii tekib optimaalne olukord, milles inspiratsioon saab tulla ja lahendada raskused. See aitab ka vältida ebavajalikku energia raiskamist muretsemisele, vihastamisele ja kahetsusele, kui asjad ei lähe nii, nagu planeeritud. See oli siis tänane loeng, mis siis rääkis ennast uurimisest, ehk Svadhyayast, niimoodi hästi lühidalt. Ja homme on meil plaanis loeng alistumine Jumalale ehk bhakti jooga. Mis see on? Ja ongi tänaseks kõik saanud. Aitäh kuulamast ja võib-olla on teil küsimusi. Paistab, et ei ole. On täna väga pikk päev olnud. Meil on teiega jäänud veel teha täna see päeva pranayama ja dhyana. Ja lõpetame siis selle loengu ära ja siis teeme siis tänase päeva praktikad ära ja siis lähme puhkama. Om Kriya Babaji Namah. Om Kriya Babaji Namah.